Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Mirjam Endla, Atria turundusjuht. Tere tulemast! Tere, aitäh kutsumast! Täna me teeme teistsuguse salvestuse, avalik salvestus Passwordi konverentsil. Küsin kohe algusesse, et kuidas sul on avaliku esinemisega? Teed sa seda tihti? Ma ei tee seda väga tihti, aga olen hästi aus, et ega ma väga seda ei naudi. See paneb ikka pinge peale. Aga kas üks turundaja peaks avalikult esinema või? Ma olen kuulnud turundajad, osad ütlevad, et hoiavad tahaplaanile, et nemad ei ole sellised, kes tahavad tulla kuhugile esinema. Mina arvan seda, et see sõltub tegelikult ettevõttest, et kuidas see on paika pandud. Et kindlasti suurettevõtetes on turundusjuhi suurem roll olla ka pildis kas meedias või siis üldse kus iganes. Et aga kui mõelda inimese peale kui turundusjuhi peale, siis on tegelikult väga hea võimalus ennast turundada. See on tõsi. No, siin turunduspraktikate podcastis me tavaliselt räägime karjäärist, räägime turunduse olevikust, räägime tulevikust, et ma tavaliselt küsin esimese asjana, et mis oli sinu esimene kokkupuude ütleme siis tavalise tööeluga. Päris algusest võib minna kellelgi, ma ei tea, mis iganes see tööamps oli. Ja. Minu karjäär algas tegelikult esimest korda kolhoosipõllult, kui me käisime kooli ajast käime kartuleid korjamas. Aga see selleks ja hiljem seda tegelikult, ma olen sellest ajast pärit, kus vanemad võtsid oma lapsi tööle kaasa. Ja võttis mind kaasa enda ema, kes on terve elu töötanud Eesti Postis. Ja mina sain temaga käia siis tööl kaasas ja mul on väga-väga meeldis see ja ma sain ka seal nii-öelda tööotsi, et käisime suveperioodil, käisime viimas ajalehti ja uskuge kui mitte, aga me viisime ka pensionidele pensioniraha koju. Et ma olin võib-olla siis 13-14, kui mingi usaldati terve hunnike raha ja ma lihtsalt viisin külapensionääridele need koju. Siis ja teine võib-olla, kus ma sain lapsena kaasas käia, oli mul vanaisa oli loomaarst, kes võttis ka meid oma tööpõllule kaasa. Aga sealt mulle mingit sädet ei tekkinud, et oleks ise võib-olla loomadega rohkem tegema hakanud. Ei, et mind ikkagi huvitas see ema töökoht, kus hästi palju organiseerida, suhelda. Inimesed tulid, sa said nende vajadusi rahuldada ja siis see mulle väga hästi sobis. Ja kui ma keskkooli lõpetasin, siis minul oli tegelikult kohe soov, et mina ei lähe kohe kooli. Et mul oli suur tahtmine iseseisva elu peale minna ja sinna, ma sain aru, et kool sinna ei kuulu. Ja läksingi tegelikult tööturule ja sain järgmiseks töökohaks hästi huvitava koha, nagu oli Express Hotline, mida täna tegelikult ei ole ju. See oli infotelefon, kus siis inimesed helistasid ja eelnes siis Google'ile, et sa ei teadnud, kuhu minna, siis aadressi ei teadnud, helistasid sinna. Ja see oli minu üks selline esimesi töökohti, kus ma sain täispalga. Ja ma ütlen, sealt ma sain väga head kogemused, sellise töörutiini ja sellise, kuidas üldse tööd peab tegema ja kuidas see meeskond töötab ja see oli minu esimene töökoht. Ma eeldan, et sa said kaasa ka suhtlemisoskuse, et seal oli ju palju suhtlemist. Ja? Väga palju. Aga kuni selle hetkeni tegelikult ma ei teadnud turundust mitte midagi, ega ma seal ka väga palju turundust teadnud, ega selle ajal ei räägitud ka sellest. Kui nüüd karjääriredelil edasi vaadata, siis maandusin hoopis teissugusesse valdkonda peale seda, ehk mina läksin meditsiini ja olin hambaraviõde. Ja tegin seda tööd aastaid. Seal samamoodi sain aru, kuidas inimestega peab oskama suhelda, sa pead ära tundma, mis on nende võib-olla hirmud, et kuidas nendega veel toime tulla, et see oli selle koha pealt ka hästi põnev. Sealt ma liikusin võib-olla edasi kõige rohkem nüüd tänase päevaga, tänase ametipositsiooniga sarnasele positsioonile, läksin siis ühte meditsiiniettevõttesse hambaravitarvikuid ja tehnikat müüma. Aga jällegi meditsiinivaldkonnaga seotud, et praegu on meditsiinivaldkond väga tõusval teel, et ma kuulsin seda, et näiteks Meliva turunduskommunikatsioonijuhi positsioonil oli üle aegade kõige suurem konkurss, 150 kandidaati, kes kusjuures olid veel kõik väga hea kvalifikatsiooniga, et nüüd just valiti 6 välja, et ütleme, kaotsi läinud talent selles valdkonnas või sul on siis veel võimalus sinna ka minna sellesse valdkonda edasi? Võib-olla tulevikus, võib-olla peab vaatama sinnapoole, et on teadmised, oskused olemas selles valdkonnas tõesti. Ja. Aga viimases selles, mis sa nüüd ütlesid, seal sa siis esimest korda puutusid kokku mingisuguse turundusosaga, jah? Ja esimest korda tõeliselt turundusosaga ja olematu turundusosaga. Selles mõttes, et maandusin sinna ettevõttesse, kus oli ennem olnud müügiinimene,
10 aastat ja oma käekirjaga, mida ta mulle tegelikult edasi andis. Siis ma saingi aru, et naljakas, et me peame müüma kõik ühte sama asja. Et me kõik müüme ju sisse toodud asja ja seda kõik konkurent müüvad sama asja, et jube keeruline on eristuda, et mida ma tegema siis pean. Ja seal ma tegelikult esimest korda taipasin seda asja, et ma pean ise ennast müüma. Et siin selles ettevõttes sa ei saa toodet müüa, sa pead ise ennast müüma, siis sa suudad selle asja maha müüa. Sa räägi natuke suhteturundusest, mida ma olen kuulnud näiteks Tallinna Sadama või Tallinna lennujaama puhul ka, kus minnakse välismaale ja seal on need inimlikud kontaktid nagu esmased, et üldse keegi kuhu poole tulema hakkab, et siis sa said juba kogeda seda, jah? Sain kogeda seda ja ma isegi julgen öelda, et võib-olla kõige karmimas sihtgrupis arstidele müüa, et nendel on ju oma päev väga hästi ära planeeritud, nad on ju väga teadlikud ja siis tuleb üks selline 22-23 aastane noor tüdruk, kes ei tea asjast mitte midagi. Ja sealt see esimesed kogemused tõeliselt müügi ja turundusega mul siis said alguse. No mis trikid sa välja mõtlesid, et kuidas siis on hea nagu inimesega sellist suhtlemist alustada? Ma ei taha võib-olla öelda, aga võib-olla natukene on sellest, et mingi väike empaatiavõime on ikkagi olemas, et sa lähenesidki inimesele väga personaalselt, et võib-olla sa mingil määral peegeldasid seda mingil hetkel, sa tulid talle hästi palju vastu, et kui tal ikkagi olid näiteks mõned probleemid, et ruttu vaja, et mul on sinna näiteks, hästi tihti oli selline olukord, et mul on nüüd ruttu vaja mingit tange, mul on inimene hambaravitoolis ja ma ei saa seda asja kätte, mul ei ole neid tange täpselt, mida on vaja, et saada seda hammast kätte. Selliseid kiirreageerimisi tegin küll ja see aitas ka seda nagu suhtlust pehmendada. Sa reageerisid vajadusel, et vajadus on ju põhiline alus, millega me midagi teeme, et siis on väga lihtne müüa, kui vajadus on olemas. Mis sealt edasi tuli? Las ma nüüd mõtlen, siis edasi sain ikka 2-3 aastat seal töötada ja väga põnev oli ja tegelikult ma sain selle esimese jaeketi kogemusega kätte. Meil oli üks hea bränd, me müüsime hamba vaheharju, TP oli see bränd, see oli väga tugev bränd selles sektoris ja ma mõtlesin, et kuhugi peab veel edasi arenema, et meil nagu kõik apteekid olid täis müüdud, hambaarstid olid juba ära kaetud, et kuhu veel, siis noore tüdruk mõtlesin, kirjutan Selverisse, et meil siin nii tore bränd ja nii edasi, et kas saaks kokku ja arutaks ja ma nii hästi mäletan see hetke, kui ma istusin seal Selverise selles koosolekut ruumis ja siis teisel pool lauda istusid sellised minu jaoks juba keskealised naised ja sellised jõulised nagu ikkagi ostujuhid on ja peavadki olema. Ja siis ma tundsin, et täitsa lõpp, et ma olen täiesti ette valmistamata. Ja siis, aga suutsin ilmselt kuidagi selle koosolekumise kohtumise niimoodi läbi vedada, aga minu teada me seda Selverist sisse ei saanud, et mina läksin suht peale seda küll ära kohe, aga minu teada ei saanud seda sinna sisse. No seal siis tekkis sul esimene kokkupuude sellega, et sa saad aru, mis on sortimendikomisjonid ja kuidas üldse asi käib, eks ole. See on hilisemas elus kindlasti sulle tulnud kasuks, ma eeldan. Igapäevatöö praksid, mida igapäevatööga tihti tegeleme sellega. Mis sealt edasi juhtus? Siis tegelikult juhtus niimoodi, et ma liikusingi lihasektorisse, kus ma täna juba olen. Alustasin Maakgrupist. Et kuidas ma üldse sinna jõudsin tegelikult, oligi see, et nagu naised ikka saavad vahepeal lapse ja see hambaravi või selline meditsiini valdkond oli sel ajal ka selline hästi pingeline sektor. Ja ma tundsin, et ma väga väikse lapse kõrvalt ei tahaks sinna tagasi ka minna. Et ma tahaks võtta rahulikumat hästi rutiinset tööd ja vaatasin, et minu kodu lähedal Maakgrupp otsib endale müügisekretäri. Ja siis mõtlesin, läheks prooviks, et vaatab, mis seal on. Läksingi kohale, kõik oli tore, aga nemad otsisid ööseks inimest. Mina ütlesin, et teate, mina tulla ei saa. Et see töö ei ole mulle. Ja küll, läksime laiali siis. Läks siis päev 2 mööda helistavad. Ikkagi, et te olete ikka sobiv kandidaat, et me leiame teile selle päevase aja. Ehk ma tahan öelda, et ma tegelikult sattusin lihasektorisse täiesti juhuse läbi. Et ma ei oleks esmapilkult pidanud sinna saama, aga kuna ilmselt sobis see minu, ma ei tea, kas natuur, minu taust, mis see sobis, et kutsuti ikkagi tagasi. Ja siis ma alustasingi tegelikult Maakgrupist, mis on täna ju väga-väga suur kontsern, toiduainetööstuse kontsern. Alustasin seal müügisekretärina, ikkagi 2-3 aastat olin seal müügisekretär, tegelesin tegelikult lao liikumisega selles valdkonnas müügiosakonnas. Ja siis tekkis selline olukord, et
et tundsin ka, et peaks nagu edasi liikuma, lapsi on natuke ka suurem, et hakkasin nagu ringi vaatama. Aga samal hetkel maagrupis endal sisemiselt oli üks koht vabanenud ja siis ma arvasingi, et okei, et miks ma ikka välja vaatan, et ettevõttes sees saab ka areneda. Ja kandideerisin ja see oli siis Rannarootsi turundusspetsialist. Ilma, et ma teaks, mis on turundusspetsialisti töö, aga selline võib-olla nooruse julgus ja tahtmine areneda andis mulle selle võib-olla julgus, et sinna kandideerida. Maagrupp on väga huvitav fenomen, et ta tegelikult on olnud selline väiksem tegija ja järjest kasvanud ja ma olen nagu kõrvalt vaadanud, et minu meelest on nende üks edusaladus on see, et nad on suutnud värvata endale väga töökaid töötajaid, et et ma Ruta Kallaspoolikuga, kellega meil on ka tehtud episood, tema oli ju sellel ajal, kui mina olin Teres, oli farmis, ja kolleegid. Just, ja ma nagu kogu aeg mõtlesin, et ma hindasin teda väga, sest ta suutis nagu üksinda praktiliselt teha sama töö, kus meil oli 10 inimest. Me tegime küll võib-olla rohkem asju, aga see midagi nagu ei tähenda, et nad mingisuguse talendi nad ikkagi suudavad siis ära nagu sellest aru saada ja panna nagu tööle päris palju nagu inimest mingi eesmärgi nimele. Võib ka niimoodi öelda tegelikult et ega Maagrupi sel hetkel, kui mina seal toimetasin, oli ka meeskond oli väga õhuke, väga tõhus. Aga ma seal jutu lõpetan ära selle nii-öelda edasi kandideerimisega. Sellega oli sama lugu, et kui ma sinna kandideerisin, siis tuli otsene juht oli siis Meelis Laande, kellega ma täna ka tegelikult koos töötan. Ütles, et oi, issand kui kahju, et teate, me ei saa sind võtta, et ma tegelikult just lubasin ühele tütarlapsele, et me võtame sinu. Ma ütlesin, oi, tõesti kahju, et mis seal ikka, et ei ole siis hullu, et eks ma tegutsen edasi. Läks päev mööda, tuli Meelis siis minu juurde. Me ei tundnud grupi sees 11, sest tema ei Rannarootsi, mina olin siis Maagrupp, et nad on üks ettevõttel, ega me väga ei suhelt sel ajal. Siis tuleb päev hiljem või pakkus päev hiljem alla, ütleb, et tead, see tütarlaps ei pidanud vastu. See töö ei olnud talle, et kas sa oled veel huvitatud. Ja tegelikult see päev ongi mõnes mõttes minu elu kujundanud, et ma olen 16 aastat koos Meelisega töötanud. No muidugi olukord oli hoopis teine lihaturul siis, eks ole. Ma eeldan, et tollel hetkel oli Rakvere ikkagi turuliider, eks ole, ja käis nende teiste positsioonide peale väga suur konkureerimine. Ja selles mõttes tõesti, et selle ajal oli see turuseis hoopis teine. Rakvere oli ikkagi tuntav turuliider, teine oli sel ajal Rannarootsi lihatööstus ja 3. positsioonil oli Jatria. Et jah, et oli siuke turg oli rohkem killustunud. Et Rakvere oli selline tugev turuliider ja seal allpool olid kõik sellised ühe positsiooni peal suhteliselt. Ma päris ühe positsiooni peal, aga paar protsendipunkti vahet, aga kõik võitlesid seal ühes potis nii-öelda. Ma mõtlen, et vaata, et inimestel on tõesti vahel selline otsuse koht, eks ole, et kas minna edasi või mitte, et isegi kui sul võib-olla ei oleks nagu 100% seda ettevalmistust selleks ametikohaks sellel hetkel, et tavaliselt ikkagi nagu ei vii edasi ja viib edasi, et kas sa võiks öelda ja anda teistele nõu samamoodi, et kui selline pakkumine tuleb, et isegi kui sa veel ei ole kogenud seda kõike, mis sind ees ootab, et pigem peaks jaa ütlema või? Absoluutselt. Kui sul endal on tahtmist, siis pigem jaa. Et kui mina alustasingi turundusspetsialistiga turundusassistendina, isegi mitte spetsialistina, alustasin seal, siis ütlen ausalt, mu esimene kiri tuli sisse, kus kirjutas reklaamiagentuuri projektijuht, küsis mingisugust bännerite, pleede ja mõtlesin, et appi, ma ei tea, mis see on. Siis polnud ju võimalust ka, et sa kas ChatGPT-le kirjutad või googeldad, et sealt ei tulnud nii palju infot ka. Aga siis noorena, julgena tõstsid püssis, et ma ei tea, mis see on, palun tehke mulle selgeks. Ja sealt see arenema hakkadki ju. Aga võib-olla see on nagu hea iseloomuomadus, et sa julged küsida, sest ma olen ka tähele pannud, et paljudel on see mure, et tegelikult nad ei tea asju, nad ei julge küsida ja siis toimub tohutu mööda rääkimine üksteisest, eriti agentuuriga, kes eeldab, et peaks asju teadma, eks ole, sest seal on see niisugune nagu informatsioonikese, mis liigub agentuuris inimestega kaasa, on palju nagu parem kui see, et ettevõttes, eks ole, on 1-2 inimest selle valdkonna peal ja see informatsioon läheb ära, et see tuleb siis ikkagi inimesest natukene, et kas sa nagu julged tunnistada seda, et sa tead või ei tea, eks ole. Ma pigem nõustun sinuga, et see tulebki inimesest, aga samas mina olen selle seisukohaga, et miks karta, et see on ju sinu töö
et sa pead selle ju ära tegema, sa pead selle hästi ära tegema, kui sa ikkagi infot ei oma, kuidas sa teed seda? No mõnel on see küsimus, et vaata, et ta eeldab seda, et kui ta selle rolli vastu võtnud, siis ta peabki kõike teadma ja seal on mingid teatud niisugused, kuidas ma ütlen, mingid erandid seal on, et ma olen toonud siin ka näidet, et mingi moment, kui ma olin ka väga pikalt juba turundusdirektor olnud, et siis omanik küsis, mis ta selle brändiga peab tegema, ja ütlesin, et ma ei tea. Ja siis ma sain vastuseks, mis mõttes sa ei tea, et sellest sa palka saadki, et sa pead teadma, et siis ma sain aru, et päris nii ei saa ka nagu öelda. Kuigi see on nagu aus vastus, sest me alati ei tea, mis me nagu teeme, eks ole. Ja. Siin on mul 2 näidet kohe, et ühe sellise õpetussõna ma olen isad kaasanud, sa ei pea kõik asja teadma, sa pead teadma, kus sa selle info kätte saad. Ja teine asi on ka see, et mina julgen öelda küll, isegi juhtkonna koosolekul, et kui küsitakse, et kuidas need asjad on, ma ütlen alati, ma tõesti praegu ei tea, aga ma uurin välja ja ma kohe jagan teiega seda infot. Et see julgus on mul küll olemas, aga see on ajaga tulnud. No mis sealt edasi maagis sa siis põhimõtteliselt esimesed sellised turundusalased teadmised omandasid, said selle bänneri asjaga endale selgeks või kuhu edasi, kas sealt juba kutsuti või jällegi kandideerisid? Seal selles mõttes oli põnev aeg, ma sain seal 3 aastat olla. Siis toimus tegelikult ettevõtte juhi vahetus ja samamoodi liikus edasi Meelis Laande ettevõttest välja ja tegelikult olid väga segased ajad, et seal meil müügiturundusdirektor oli sel ajal ja ka vahetus seal lühikese aja jooksul oli 2-3 inimest ja ma tundsin, et ma ei suuda nende muudatustega kuidagi hakkama saada ja ma tegelikult võtsin vaheaja 2 kuuks. Aga samal ajal tulid ära nagu vanast kohast ja ei olnud kuskil nagu uut kohta nagu ei olnud uut kohta. Ja siis, aga samal ajal oli meie ettevõtte juht Olle Horm liikunud juba Atre Eestisse. Ja tegelikult kutsus siis, teadis, et mina olen vaba, teadis, et Meelis on turul vaba ja tegelikult kutsus meid kaasa. Me olime Rannarootsi ajal ka samamoodi töötanud. Olle Horm oli siis tegevjuht, Meelis Laande oli müügiturundusdirektor ja mina olin seal siis turundusassistent ja vist lõpuks spetsialistiga olin, ma seda ei mäleta, aga tühju sellest. Ja siis, kui Olle liikus edasi Atriasse ja hakkas omal uut meeskonda koostama, kokku panema, siis ta tegi ettepaneku, et kas sa oled nõus tulema. Ja samamoodi, kui ma kuulsin, et läheb Meelis Laande sinna, siis ma isegi ei olnud küsimust, et kas minna või mitte. Sa puudutad huvitavat asja või sellist olulist asja, et seda me oleme ka nagu märganud, et head turundusedud on tegelikult olnud selle taga, et on meeskond, mis usaldab üksteist, eriti just juhti, kes siis usaldab meeskonda ja vastupidi, et sellised tiimid, kes liiguvad kaasa tippjuhiga, on minu meelest kõige rohkem teinud, et siin on siis hea näide sellest, kus täpselt samamoodi, et tegelikult ju olite olukorras, nagu me ütlesime, et turg oli väga killustatud, hoopis teistsugune, pigem tollel hetkel, ma mäletan ajakirjandusest nagu Atriale väga nagu ei ennustatud hea tulevikku, sest see mitmebrändiline killustatus ja hinnasõda ja toormehinnad ja kõik tegelikult nagu ka majandustulemused olid teilt miinustes, ma mäletan, et Ollel oli nagu üliraske, aga tal oli ka hästi suur kogemus, eks ole, ta oli ju Rakveres väga pikalt olnud, et mis sind nagu sellega kaasas nagu hoidis, et sellest raskest situatsioonist ikkagi nagu kuidagi hoida sellist motivatsiooni, et sellest on kõik võimalik välja tulla selle meeskonnaga? Jaa, selles mõttes tõesti, kui me esimest korda Ollega kohtusime sel teemal, et kui ta esitas küsimus, kas sa oled huvitatud, nagu ma ütlesin kohe jaa, sest et meeskond on tugev ja see oli see kindel jaa, aga ta selgitas mulle kohe väga hästi ära ka, et elu ei saa olema kerge, sest see hetk, kui me tegelikult uue juhtkonnaga siis ju peale läksime 2013, oli olukord ju väga keeruline, et Atria majandustulemused olid väga nõrgad, 3 brändi, nad kõik olid selles mõttes, ükski ei olnud nii tugev, et võiks neid müügitulemusi koju tuua ja tundus põnev ja ongi, mina samamoodi rõhun sellele meeskonnale ja juba selles mõttes ka, et kui sa lähed uude meeskonda või lähed uude kohta tööle, sul kaovad ära kohe sellised tundmaõppimised, et milline inimene sa oled, et kuidas ma pean sinuga käituma, et me saame selle tulemuse koju tuua, et kõik need nurgad olime me tegelikult Rannarootsis maha lihvinud, et Olle teadis ju minu tugevusi, minu nõrkusi ja samamoodi ilmselt ka teiste juhtkonnaliikmete tugevat nõrkusi, keda võttis. Mul on nagu huvitav, et kas mul on mulje, et Olle Horm oli selline nagu 2 jalaga maa peal väga selgelt selline
kuidas protsessidele ja orienteeritud inimene, et et need asjad on vaja ära teha ja nii edasi. Ma ei tea, kas mul on õige mulje jäänud, aga kus see kogemus tuli, oli, et ma mäletan, samal ajal umbes oli minu arust Ida-Virumaal mingisugune regionaalne konverents, kus me mõlemad olime laval, on ju, et meil oli ka ju seal tehaseid, on ju, ja siis ma mäletan, tolle vaatas mulle otsa, mina olin oma juhiga, eks ole, Oliver Krudaga selline taevas kogu aeg mingid omad suured plaanid, on ju, ja see auto, millega ma tulin, oli nii kallis tema silmis, et see ei läinud üldse kokku ja siis me rääkisime sellest, et ta ei saa üldse aru, mis meil toimub, on ju. Ja siis ma mõtlen, et vastas oli ka hoopis teistsugune meeskond, kes proovis midagi muid asju teha, eks ole. Jaa, ütleme, nagu ma siin oma karjäärist rääkisin, ega mul väga suuri kogemusi ei ole, aga ütleme, ollega nüüd 16 aastat siis koos töötanud, et mulle sobis väga tema juhtimisstiil, et tema on selline juht, kes annab sulle usalduskrediidi ja see, vaata ise, kuidas seda ära kasutad. Kui sa seda hästi kasutad, siis on kõik hästi, aga kui sa seda ei kasuta hästi ära, siis ei ole midagi teha. Et tema oli selline protsessidele hästi orienteeritud ja hästi eesmärgipärane ja ta väga selgelt oskas meile ka niisugust eesmärk ette anda, et tahame sinnapoole liikuda, see, kuidas sa sinna lähed, see on sinu asi, aga eesmärk, või need asjad on vaja koju tuua. No seal sa juba ütlesid, et te tegelikult siin toote sees nagu 3 suurt brändi, suurt brändi selle brändi enda siis nagu sees, Atria oli siis nagu ma saan aru korporatsiooni bränd nagu Orkla, et ta on nagu rohkem tootja nimetus, et kuidas sa sellele otsa vaatasid, et sul oli mingi kogemus brändindusest, aga ma arvan, et see ei olnud nagu nii suur, et nüüd sa pidid hakatama otsuseid tegema, et kuidas on positsioneeritud üks või teine, kas on üldse vaja kõike 3, on ju, iga 3 all on nagu erinev hulk tooteid, neil on ka mingisugust kannibalisatsiooni omavahel, et kuidas sa selle portfelli otsa vaatasid ja kuhu sa jõudnud oled selle teekonnaga üldse? Ja see on üks pikk ja põnev protsess olnud. Selles mõttes, et 2015 tegelikult me tegime uue täielise strateegilise suuna või selles mõttes lõime uued strateegilised eesmärgid just brändimaailmas. Et tõesti, kui me alustasime, oli 3 brändi. Oli Maxi Moritz, mis oli oma brändi, selles mõttes brändi väärtustest hästi selline eksklusiivne ja see pärdimuusikat kasutati seal ja kõik need TV-klipid olid väga luksuslikult tehtud. Aga mis sel hetkel oli probleem, oli see, et toode ei tulnud järgi. Ja see oli päris suur probleem, et isegi kui need tooted mindi ostujuhtide tutvustama, siis sealt saime juba väga palju tagasisida, et need tooted ei kõlba kuskile, et juba aastaid on need tooted olnud sellised, mida tarbida ei taha ja nii edasi. Teine bränd, mis meil oli Võro, sellel oli ka mõnes mõttes ajalugu taga, et ta oli ka nii ja naa, et ükskord oli ta selline Võro bränd, et selline maalähedane ja siis hakati seda hinnabrändiks viima ja ka selline hästi segane nagu brändi taust oli. Ja siis on BK. See oli selline ajaloo, ka pika ajalooga selline ka nunnu kodumaine bränd, kus oli ka hästi palju tooteid. Siis mõtlesin, mida tegema hakata siis. Mis me teeme sellega? Ja me seadsime väga selge eesmärgi tegelikult, et meil on väga väike meeskond, Eesti turg on väga väike, meil on nüüd 1,3 miljonit inimest, et me ei saa 3 brändi turundama hakata. See ei tule kõne alla, meil ei ole selleks raha, meil pole selleks ressurssi, et fokusseerime. Ja võtsimegi tegelikult selle Maxi Moritz brändi ette. Ja siis seadsime ainult Maxi Moritz brändile fookuse. Võro jäi meil Price White brändiks ehk hinnabrändiks ja siis VK. Sellega läks ka mõnes mõttes libedalt, et meil oli ennem 2 tehast, isegi 3, aga selleks hetkeks oli 2, kui me hakkasime brändistrateegiat tegema ja et seda tootmist efektiivistada, müüdi see VK tehas maha ja tegelikult me viisime kõik VK tooted Maxi Moritz brändi alla sama strateegia taustal ja sinna tegelikult, miks see bränd meil alles on see, et ta on meil täna tootebränd, seal all on tegelikult üks toode. Ja see on mõnes mõttes meie võib-olla selline mitte julgus, meil ei ole olnud julgust, et see toode ära viia, sellepärast, et see on aastakümneid olnud kõige enam müüdavam toorvorst seal all, VK toorvorst ehk sinises karbis. Ülejäänud tooted, me oleme kõik Maxi Moritz ära viinud, aga seda me ei julge. Sa kardad lihtsalt seda, et tarbija ei tunne teda ära ja sa kaotad. Aga vahest muuseas see on, mul on endal ka tuua siit näide, et meil oli terveliselt suitsujuust, millega ma üldse ei tegelenud, kuni tuli konkurent ja siis me vaatasime, et tohutult kasumlik toode midagi peab tegema. Et vahel ongi niimoodi, et asi, mis toimib, ei tasu üldse puudutada, las ta siis nagu tiksub selle edasi. Ja siis jätkasime sellega, et lõime siis uue brändistrateegia,
ettevõtte üleselt, et fokusseerisime ainult Max ja Moritzele. Aga kuna sel hetkel oli selle brändi nagu seis ülikehv tänu sellele toode ja see brändi nagu maailm kokku ei läinud. Ja me tegime suht julge otsuse tegelikult ja õige otsuse, isegi me selle aeg ei kahtlenud ka, et kas me teeme või mitte, et meil ei olnud kaotada mitte midagi, et tegime täiesti brändi uue lansseerimise, muutsime brändi kuju, logo kuju, positsioneerisime brändi hoopis teise suunda, brändi väärtused vaatasime üle ja samamoodi kogu visuaalne pool, et me läksime täiesti uue selles mõttes visuaalse uue identiteediga turule nii-öelda. Palju sellel hetkel, kui sa nagu selle portfelli üle võtsid, palju tooteid oli seal? Jah, ja küsimus tegelikult, sel hetkel oli pea 500 toodet. Kus on kõige nagu vähem olnud, kuhu sa oled jõudnud selle portfelliga, mis see praegu on? Praegu on kuskil 300 euros. 300 ja kas see on alla sellega olnud või ei ole? See oleneb hooajati, et meil on hästi tugevad hooajalised tooted. On olnud 290 ja niimoodi ka. Aga kas see niisugune allatulek oli selline kiire või oli see niisugune aja jooksul, võtsid rohkem ära ja tõid vähem? Kiire, hästi kiire. Palju te lõikasite seal sellise kõige julgema momendiga? Ma ei oska niimoodi päris öelda, aga kuna selles mõttes, et meie alustasime ka selles mõttes ka brändistrateegiaga, siis ettevõtte strateegias oli see, et vähem tooteid, aga kasumlikud. Yeah. Et sealt me ikkagi tõmbasime päris palju maha. Et esiteks ma mäletan ühte hästi toredat KPI-d, mis me kohe panime omale igakuisesse jälgimisse, oli see, et oli üks, ma ei mäleta, mis see kilo oli, et alla selle kilo, kui see toode müüb, siis ta läheb lihtsalt tootmist välja. Aga see on huvitav, räägime selle läbi, ma olen Teres täpselt sama asja teinud ja minu meelest ongi seda võimalik ainult teha siis, kui sul on hästi tugev toetus tippjuhtkonnaga, eks ole. Ja meil oli sama olukord, eks ole, et meil oli, kui ma Tere võtsin üle, meil oli seal üle 450 toote vist on ja sama probleem, et tegelikult oli hästi nagu hektiline, et ei olnud ju kõikides jaekettides kõiki tooteid, tootmisel on see täielik peavalu ja nii edasi. Ja me tegime ka selle otsuse, et me võtsime 200 toodet korraga maha. See oli tegelikult päris suur nagu otsus selles mõttes, et see tähendas meile 7% käibest kadumist, pluss see oli mingi kas 4% kasumist või. Aga ma tegin nagu arvutused, et loogika järgi efektiivsus on ju ja tagasi tulek ja parem portfell on ju, et see võiks nagu ütleme aasta-kahega nagu tulla nagu see käive vähemalt tagasi, kui mitte rohkem väiksema portfelliga. Ja see oli täpselt samamoodi sellise otsuse koht, et aga kus see piir tõmmata, eks ole. Ja kalkuleerisime seal, ma mäletan, tollel hetkel oli see minu meelest, et kui toode teeb alla 50 000 nagu käivet kuus, et siis läheb alla. Ja siis ma mõtlesin alati, et see on kõik nii suhteline, sellepärast, et kui sa oleks väiksem ettevõte, see on võib-olla jube hea toode, eks ole. Aga suur ettevõttes sa pead nagu hoopis midagi muud vaatama. Et ma ei tea, kas teil oli umbes sama loogika siis, eks ole. Selles mõttes, et kui ma meenutan õigesti, siis meil oli see esialga see eesmärk oli alla 300 kilo. Et siis kujuta ette, milline tooteportfell me olime, me müüsime 300 kilo ühte toodet kuus, et täna see ei tule meil kõne alla ka. Aga see hetk lihtsalt oli nii kehvas seisus see kogu see tooteportfell ja bränd ka iseenesest, nagu ma ütlesin, et siis ütleme seda, et eks see mingit müügimahtu ta vähendas, aga mitte drastiliselt. Eks see, et need efektiivsed otsused, mis me tegime, need aitasid meil selles mõttes seda müügimahtu stabiilsena hoida ja sealt pead kasvatada. Aga mida sa oled hoidnud nagu põhifookuses? Kas see on müügimaht, käive või kasum? Ma saan aru, et kõik kolm on tähtsad, aga mingites ajahetkedes on nagu hoopis teistsugused ju eesmärgid. Et mis see nagu valdavalt on olnud siis? Ütleme selle koha pealt, et see on jälle selline juhtkonna otsus, et mitte ainult turundusjuhi otsus, et eks see oleneb ka ajaperioodist, et kui me ikkagi alustasime, siis oli see, et see käive oleks ka stabiilne, et me suudaks edasi areneda sealt. Täna me vaatame seda, et võiks joone alla ikka jääda rohkem ja rohkem, et sest käibe me oleme ju kasvatanud päris suureks. No me hakkame vaikselt jõudma tootearendusele ka, aga et need mahud on, eks ole, jällegi raske on aru saada nendel, kes ei ole toiduainetööstuses olnud, et miks me räägime, nagu, et toodad siis palju toodad ühte nagu toodet, et jah, et kui see on nagu selline kooperatiivi asi, siis kõik on käsitsi, siis ei olegi, et iga ühik on nagu positiivne on ju, ja seda püsikulu vähendab, aga et mis see põhiprobleem on, et miks me räägime sellisest nagu partii suurusest, et miks see üldse tähtis on? Eks see on täpselt efektiivne tootmine, aga kui seda nüüd väga detailselt läheneda, siis
et kui me oleme suur tootja, siis me peame ju tagama selles mõttes korraliku liikumise ka. Et kui me teemegi 100 toodet, mis on, ta näitab 100 toodet, millel on 500 kilo kuus müüki, on ju, või teeme 50 toodet, millel on 200 kilo müüki, et see on ju efektiivne tootmine ja sinnapoole me liigumegi. No ma saan aru, et eks ole, turundajana sa pead kogu aeg mõtlema, et sul on tegelikult potentsiaalselt 3 vahetust, jah? On ju põhimõtteliselt 3 vahetust. Ise küsimus on, kas sa inimesi saad sinna vahetustesse ja nii edasi, aga et sul on 8 tundi, 8 tundi, on ju. Ma ei tea, kas teil on täpselt selles valdkonnas. No ütleme, et mäletan, et nii kommitööstuses kui piimatööstuses see nii on ju, ja reaalsuses see problemaatika on selles, et kui sa tead, et ühe vahetuse näiteks, ma ei tea, sinu selles näiteks on see sama 300 kilo või 500 kilo, mida ta seda suudab teha, on ju, et kui sa nüüd nõudluse näed, et see võiks potentsiaalselt olla näiteks 600 või 700, sul on tegelikult probleem, sest mida sa teed, on ju, võid ka järgmine päev toota, aga põhimõtteliselt, et teise vahetuse lisamine tegelikult on automaatselt alamehitatus kohe, sul on nagu efektiivsus selle all, et mõnes mõttes vahetuste ja mõistesse peaks kogu aeg mõtlema, et kui ma 600-st lähen nagu järgmise 600-ni, kuidas ma seda saavutan. See on minu meelest veel üks kõige raskemaid nagu eesmärk, et kuidas sa üldse seda nagu nõudlust prognoosid. See on kõige suurem nagu valemi küsimus, eriti kui sa ütled, sul on sesoonsus ja teised on, mõned asjad on ka ilmastikuga seotud, šašlõkiliha näiteks, eks ole. Nõudlust ja teine asi see, et kui sul on ikkagi portfellis 300 toodet, et kuidas selle ära manageerid, et see on ka küsimus ju tegelikult ja see on ka tohutu töö. Aga kuidas te sellele olete lähenenud, kas see on sul delegeeritud siis nagu tootmisesse endasse välja, et nad koos müügiga planeerivad pidevalt sellist nagu jooksvat seda või kuidas te selline nagu planeerimisprotsess on üldse nagu üles ehitatud? Ütleme selles mõttes, et turundus väga sinna ei puutu, et meil on majas olemas planeerijad ja tänu sellele, et meil on ikkagi see majas inimesed, kes on ka väga kaua töötanud, et see kogemuse pealt juba ka tuleb see oskus mõnes mõttes ja muidugi data, mis aitab. No aga kui sa võtad aastaplaani sa ometi pead ju tegema, eks ole, et näha, mis see aasta toob, et kuidas pidi sa seda teed, et kas sa võtad mingid suured numbrid per toode või läheb see nagu regionaalselt, läheb see, ma ei tea, eks ole, poeketi põhiselt, kuidas see kokkupanemine käib? Jah, selle tegelikult sellise müügiprognoosiga tegeleb meil üldse müügidirektor, et kui tulla meie ettevõtte struktuuri juurde, siis meil ei ole müügi- ja turundusdirektorit, vaid meil on eraldi vastutus on minul turunduse peal ja müügidirektori müügi peal. Et me ei ole üks osakond, aga me töötame hästi tihedalt koos. Ja tegelikult on müügidirektor, kes need müügiprognoosid järgmise aastaks teeb. Jah, aeg-ajalt ta küsib minu käest ka nõu, et kuule, et kuidas see võiks liikuda ja kuidas nii, aga vastutus ikkagi on müügidirektorile. See on huvitav, ma räägin kohe, kuidas meie nagu oleme nagu teinud omal ajal, oli see, et turundus tegi siis elukaarte analüüsi, et 3 aastat vaadata, et kas on kukkuvas, tõusvas või eks ole, on stabiilses, sealt otsuse, mis me selle konkreetse tootega edasi teeme. Ja siis oli ikkagi nagu skuupõhine üle siis turgude planeerimine, saime nagu mahud paika ja lasime paralleelselt teha müügil ja müük tegi tegelikult siis nende poodide lõikes selle ja siis me võrdlesime ja vaatasime, kus tekkis omavahel nagu ühisosa, kus me nägime, et meie olime ülioptimistlikud, miks me oleme optimistlikud või vastupidi, mida müük siis nagu nägi ja sealt me just jooksutasime selle ühise plaani paika, et mulle tundus, et see nagu toimis kõige paremini. Siis oli nagu läbirääkimist seda, et miks me oleme optimistlikud või mis probleemid sellega on selle tootega, et see on üks lähenemine, eks ole. Täpselt, ilmselt selline lähenemine nõuab ka sellist suuremat meeskonda. Jaa, see on tõsi. Et kui meile ikkagi on selline õhem meeskond, siis me ei saa selliseid võib-olla asju lubada enda, lihtsalt see on nii ajamahukas. See on selles mõttes, et ainuüksi, ütleme, et seda 400, umbes 400 tootega protsessi läbi teha, see võtabki 3 kuud muude asjade kõrvalt, on ju, ja seal peab olema rohkem kui üks tootejuht, kes siis oma tootesegmente teeb, on ju, teeb seda nagu turuanalüüsi, on ju, mis tal tootel on seal, ja andmestik on sinna ka vaja, on ju. Ja lõpptulemus on tõesti selline, vanas, tänapäeval papkasid ei kasutata, aga kaustik on selline, ma ei tea, paarkümmend sentimeetrit, on ju, et selle lõpptulemusena, et see ongi nagu õudne tegemine, ega see mulle turundusinimestele kohe üldse ei meeldi, kui jälle see protsess hakkas, et tuleb iga aasta see üle käia, on ju. Ja kui toon võrdluseks meie ettevõtte, võib-olla see on tegevus, et me tegelikult päris tootepõhiselt ei planeeri aasta mahte. Et meil on tooteportfell jaotatud kategooriateks
et on niisugune 4-5 kategooriat ja nende kategooriate nii-öelda müügimahtu me küll planeerime. Aga see on siis sellest tingitud, et pigem optimeerite seda protsessi, kuna on inimesi vähem ja aega on vähem? Jah, ütleme, et inimesi on vähem ja me siiamaani oleme niimoodi toimetanud juba täna 13 aastat ja see süsteem toimib. Toimib, jah. Aga see jällegi, nagu ma mõtlen endale tagasi, et me ikka nagu tegime hästi palju lisatööd, sest me tegime stsenaariumeid ka veel pärast. Et üks on siis see niisugune nagu ütleks nagu nulltasandi eelarve, eks ole, kus me arvame, et midagi ei muutu ja teeme tavapäraseid tegevusi ja siis me tegime optimistlikke vaateid ja siis pessimistlikke vaateid, eks ole, et see on mingi 3-4 stsenaariumit olenevalt, mis see majandus teeb, on ju, et see võttis tõesti liiga palju aega võib-olla tagantjärgi, aga mõnes mõttes oli see jällegi nagu suhteliselt niisugune kindel tunne, mis nagu toimuma hakkab, on ju, et ma olin mänginud läbi neid, on ju. Ja muidugi eeldus on, nagu ma ütlesin, andmestik, üks on see, mis andmestik sul olemas eraldi, on ju, ja toiduained, tööstuskaubad on ühes heas sektoris, nimelt siin peab ütlema konkurendile Nielsenile nagu tunnustuse, eks ole, et nad on suutnud jaekaubandusega teha need kokkulepped, et tegelikult ju jookseb kogu info sisse, see on kallis, aga sa saad ikkagi tohutult hea ülevaate, eks ole, kus sa oled teistega võrreldes ja seda kõikides valdkondades ei ole ju niimoodi. Ilmselt ei ole, meile lihasektoris õnneks on see olemas, et okei, et nad on küll aegunud andmed, on ju, et vanade andmetelt võib-olla väga tulevikku ei tasu ennustada, aga ikkagi saada aru, et kus see positsioneerida, kuidas see toode turul positsioneerub. Aga ma räägin küll müügiosakonna eest, et kõrvaltvaatajana, kuidas seda prognoose tehakse järgmiseks aastaks või 5 aastaks, on ju, siis et ülikeeruline on tegelikult ennustada. Sest et sa ei tea elus, kuidas konkurent toimib, kuidas turg toimib, et need ongi sellised nagu suure pildi paika loksutamine seal meie mõistes, meie ettevõttes, et sellist nagu peenhäälestamist sa tegelikult teed jooksvalt. Ja üks suur küsimus, eks ole, paljud maadlevad sellega, eks ole, et mis siis teha tavahinnaga ja palju siis läbi hinnaalanduskampaaniat, et võib-olla inimesed jälle, kes ei puutu kokku, nende jaoks tuleb üllatusena, et toiduainetööstusel on see tavapärane, et üle 50% tegelikult müüakse läbi hinnaalanduskampaaniate. Et see hind, mis nagu sul on niisugune hinnakirja hind, ei ole üldse see hind, millega nagu lõppmüük läheb. Ja siis on see küsimus pigem, mis kategooriates sa suudad missuguse suhtarvu hoida, eks ole. Et ma olen kuulnud, et siin alkoholi või kerge alkoholi sektoris võib-olla see oli 80-90% läheb hinnaalandusega, et see on nagu tundub nii ebaloogiline, eks ole, on ju. Ja nii ta on, jah, et ega me ka ei erine toiduainetööstusest väga, et eks need kampaania osakaalud või protsent on samamoodi sinna keskmisesse nagu toiduainetööstusel on. Ütle, kuidas sa nüüd, kui sa oled selle ütleme, pannud paika, et sul see 300 toodet on, et kas sa teed iga aastal, on sul mingi sama arv tooteid, mida sa nagu siis uuesti, ütleme, tahad turule tuua ja nüüd jällegi kõrvalvaatajale, kuulajale on see küsimus, eks ole, et tootearendus meie mõistes tähendab seda, et sa tood kas uue toote või parendad olemasolevat, see on nagu protsessi mõistes sama ja parendust on siis vaja tihtipeale, kas mingid komponendid muutuvad või mingi väike nagu muudatus seal sisse tuleb. Kas sul on mingi protsentuaalne suhe, et sa nagu igal juhul tahad 10% uuendada või 20% või kuidas sa sellesse nagu lähtud? Ütleme, me sellised väga-väga kindlaid KPI-sid ei ole, et me peame nii palju tegema. Eks see sõltub turuvajadusest, ka meie võimekusest ja nii edasi. Aga üks asi on küll kindel, et meil tootearendus on kindlasti 2 korda aastas, mis on siis suvetoodete tootearendus ja talvetoodete tootearendus. Seal on küll selles mõttes meil kindel reegel, et nii palju, kui sa maha võtad, nii palju sa teed ka uusi juurde. Ja tuleneb sellest, et kui ma võtan liiga palju maha, et ma näiteks see aasta suvel pakun 20 toote asemel 10, siis ma kaotan ka letipinda kohe ju. Et seal on küll... See on kõva valuuta tegelikult. Jah, ongi täpselt, et seda ju keegi ei taha, sest et see on ju kõige tähtsam. Siis seal on küll meil kindel reegel, et nii palju kui maha, nii palju teeme juurde. Kas tootearendus on turundusal või on eraldiseisev? Meil on väga huvitav see. Meil ei ole tootearendusosakonda, meil on lihtsalt tootearendusmeeskond, kes kokku saab ja see otseselt ei kuulu minu alla, aga see on minu projekt, mida ma juhin. Ehk tegelikult teil on siis tootmistehnoloogid, kes on tootmise juures ja aitavad arendada siis nagu liini peal ja protsessi juhitakse siis nagu meeskonnana? Meeskonnana, et meeskonna kuulub siis turundus, müük, tegevjuht, tootmine ja tehnoloogid. Kas ma võin eeldada, et seal on mingi 10 inimest siis või? Ei, vähem. Vähem isegi. 5-6. No klassikaliselt jälle nagu lähenetakse nagu fookusgrupi loogikale, et kui on seal 10, et siis arvamuste eripära on nii suur, et võib-olla siis tekib see, aga kui te olete jälle leidnud selle oma ansambli, eks ole, mis toimib, siis on ju päris hea. Aga kas see,
see protsessi enda algatamine, et sa ütlesid 2 korda nagu aastas, kas see tähendab, et te nagu kogu aeg ei too turule või? Ma mõtlen, et näiteks piimatööstusel on tegelikult ei ole vahet, me peame küll arvestama seal, pidime arvestama nende sortimenti akendega, aga läbi aasta oli, eks ole, turule toomine või ka Kalevi puhul ja siis olid lihtsalt suured sessoonsused, näiteks nagu Kalevi puhul jõulud, eks ole, või ma eeldan siis su puhul on see sama suve portfell, on ju. Ja selles mõttes, et 2 hooaja tootearendust on kindel, mis on, seal on ju täpselt teada, mis kuupäeval sa pead alustama, millal sa pead oma pakendid valmis saama, millal see sissemüügiaken on. Aga aastal jooksvalt teeme ka tavatootearendust ja see tegelikult ei ole meil ka väga selles mõttes süsteemne, vaid me saame, kui me teeme tooted, siis me saame kogu selle meeskonnaga ja samal hetkel me arendame ka siis neid tavatooteid. Et kas me teeme siis ajurünnakut tavatootele või siis juba testime. Et me viime need tootearenduse kokku tavatootearendusega. Mis see sinu parim praktika on, siis sa pead ju tegema suhteliselt kiiresti kogu tooteprotsessi. Kas see on aasta või on see siis nagu vähem või rohkem tänapäeval? Oi ei, see on ikka palju kiirem. Et võib-olla kõige kiirem näide, mis me oleme ära teinud, see oli, las mulle tuletan see toote meelde, mul ei tule toode isegi meelde, pärast meenus ma võin öelda, et kui meile tulevad tooteideed tulevad majas seest hästi palju ja meil on see kokkulepe, et kui kellegi idee tuleb, et ta annab mulle teada, mina kaardistan ära selle, et korjan kokku kõik need ideed, et kui meil jälle järgmine koosolek on, et siis me saame need ideed ette võtta, et kaugel me oleme ja kuidas edasi ja nii edasi. Ja siis meil on tegevjuht Meelis nüüd, et kellega ma koostööd on, tema on väga suur tootearenduse fänn ja temalt tuleb hästi palju häid ideid. Ja siis ta helistas mulle detsembri alguses, et kuule, mul on selline idee, et tahaks hullult ära teha. See oli üks pihv. Tahaks hullult ära teha, et näed, meil on seda vaja sellepärast, et see kategooria on meil katmata, selles kategoorias selle hinnaga toode on meil katmata. Kuule, teeme ära, on ja. Siin okei, et millal? Ei, kohe. Ja see toode oli jaanuari alguses letil. No see on nüüd hästi ebatraditsionaalne, muidugi võiks öelda võib-olla suhteliselt nagu Eestis kasutatav lähenemine, et ma vaatan Skandinaavia poole, et seal nagu tehakse 1,5–2 aastat protsessi, et et nagu isegi kui sa teed allhanget, et hakkame nüüd tegema, et see on normaalne tempo, et meil minu meelest oleks see nagu jõudnud siuksesse nagu 9-kuulisesse nagu sellesse aasta, et see on niisugune okei, aga samas vist see tuleneb ka, üks sa ütled, et see on natuke inimestest kinni, aga see tuleb ka turusituatsioonist, et kui turg on hästi konkurentsitihe, siis sa tegelikult vist ei saa seda luksust endale väga lubada, et on pikk tootearendusprotsess, et sa peadki nagu reageerima või? Iseenesest küll jah, et tõesti, aga see tuleneb sellest ka, mida ma olen mitu korda siin maininud, et see meie õuke meeskond, me saame olla paindlikud, et me täna otsustame, et homme teeme ja ülehomme ta on tegelikult letil. Aga kui sa just tõid näite rahvusvaheliselt turult, et aasta-poolteist, siis kuna me kuulume ka ju tegelikult Atre kontserni, et me ikkagi saame aegalt ka nendega kokku ja räägime nendega ka tootearendusest, et annavad meile sellist head know-how'd ja siis tekkiski, rääkisid selle ühest projektist, et näed, et meil uus projekt ja nii edasi ja vaatan, seal tabelis on lanseerimine 2026, see oli eelmine aasta. Ma ütlen, teil on mingi viga siin, et 2026, et päriselt või? Jaa, et meil 2026 lanseerime selle toote, aga meie oleme harjunud sellega, et kõige pikem tootearendusprotsess, mis meil ongi, on hooajatoodete arendusse, korraga on hästi palju vaja tooteid arendada ja me teame seda nagu seda ajaraamis, me saame nagu venitada seda. Ja siis ma niimoodi, et ahaa, et päriselt, mul on juba see idee meelest ära ja see, kuhu ma pean see toote positsioneerima. Ei, see on meie jaoks normaalne, et siis tõigi näite, et kui meie teeme oma tootearendust tehnoloogidega, et me täna näiteks istume tehnoloogid laua taga, et tahaks seda pihvi selle maitsega, siis ta teeb selle homme ära, aga nemad peavad selle masina broneerima, et seda tootearendust selle masina peal teha. Et see on juba see vahe, miks see aeg läheb nii pikaks. No jah, jällegi ma ütlen, et see, kuidas me Eestis oleme teinud, et see ei ole üldse nagu tüüpiline, et see tegelikult on ka läänes see protsess on nagu kallis, eks ole, ja sellepärast võetakse aega, kuigi ma mõtlen oma kogemustele, et kui me ei lähtu nagu päris ühe nagu suvalise toote nagu uuendamist või mingit uut maitset, ma olen teinud projekte, mis on 2–3 aastat olnud ja lõpus ka nagu sumbunud selles mõttes, et ei ole turule toonud, et hea näide on sellest, et me tegime kunagi Kalevi ajal, meil olid 2
3 niisugust suurt asja, mida me tahtsime teha, üks oli kohviturule toomine, eks ole, mida meil ei olnud tootmisega, teine oli mahlaturule toomine, eks ole, ja kolmas oli mingite spordikeelidega ja seal me ikkagi tegime 3 aastat ja võtsime meeskonnad tööle, ja lõpuks ikkagi otsustati ei ja minu meelest see on ka nagu hea selline nagu kogemus jagada, et see on ka okei. Et sa lihtsalt ei jõua, et võid sa kulutada palju raha, aga see on ikkagi paremini kulutatud, kui sa siis tuled ja ei ole konkurentsivõimeline. Ega ma ei kiida heaks sellist hästi kiiret tootearendust, ega seal on väga suured miinused ka, et võib-olla sa ei mõtle seda nii süvitsi läbi seda, kuhu see toode positsioneerida, et kas see hinnapunkt on ikkagi see õige, kas ikka võiks maitset natukene veel timmida või et ega see ei ole alati positiivne näide. Aga mulle mõtlen seda, et vaata see sama Skandinaavia nagu näide, et nad võtavad nagu rahulikumalt, et nad proovivad sellist emotsionaalset lähenemist sealt välja võtta, eks ole, et olla hästi numbripõhine ja kõik asjad testitakse läbi ja kasutatakse ju hästi palju seda stage gate meetodit, eks ole, et sul on värav ja etapp on ja igast etapist minnakse läbi ja vaadatakse, et kas kõik on ikkagi vastavalt nendele paberitele, on ju. Ja nüüd, kui sa räägid sellest emotsionaalsusest, on ju, et ma olen seda ka kogenud, aga et kas sa võid öelda, et tegelikult tootearenduses on palju emotsioone sees, et kellegi idee see on, keegi on seal taga, on ju, mõni kaitseb rohkem, mõni mitte, et mis see kogemus seal on? Ja sellega ma täitsa nõustun, et see on emotsionaalne, et see on ikka nagu iga asja loomine, et see ju tuleb emotsiooni pealt, et nii ta on, jah. Aga on sul endal nagu kogemust sellisest, kus sa oled lõpuni seisnud mingi asja eest, kus teisid nagu väga ei usu, aga lõpuks annavad sulle järgi, et et ja küll, sinu võit seekord. Ja õnneks on meie võib-olla see otsuste ring ei ole väga suur, et siis kui sa kõvasti jalgu trampida kõvaäälselt selgitad, miks seda toodet vaja on, siis saab ikka turule ka selle, et üks hea näide on see, et kuidas me arendasime talvetooteid ja seal oli meil kooreklops. Ja ma nii hästi mäletan, see oli minu suur tahtmine, sest minu lapsepõlvast on kooreklops selline lemmiktoit olnud, et kuidas mul kodus tehti seda ja mäletan see laua taga, kus me testisime, mis kooreklops, see ikka ei tööta, et ärme vii seda, on ju. Seda ma ikkagi vaikselt jonnisin ja tähtsegi trampisin ikka näed, et see ja tänaseks on see juba letil, ma arvan, 6-7 aastat ja väga heade müüginumbritega. Aga kas on vastupidiseid näiteid ka, kus keegi teine siis nagu õudselt pressib ja sa ütled, et ei ja tegelikult on tulnud välja, et on väga edukas või? Tead, isegi ma arvan, et kui ma esialgu ei öelnud, siis ikkagi need argumendid, mida ta annab selle toote kohta, on ikkagi nii kaugele viidud, et see toode on turul tulnud. Et ma isiklikult küll, ma ei ole ühtegi head ideed, teise head ideed ära killinud. Et kui ta on ikkagi väga hästi ära argumenteeritud, siis on see toode ju vajalik turule. No tootel on ka, eks ole, mitu aspekti, üks on see maitseline, see, kuidas ta seal välja näeb, on ju, kuidas pakend välja näeb, see brändi ja edasi, aga ma mõtlen seda momenti, et kas sul on olnud sellist asja, et sa istud seal laua taga ja sa ütled, et sa nagu ei tea, et kas ta on väga halb või väga hea. Et niisugune nagu, et pool seltskonnast ütleb, et super ja pool ütleb, et see ei kõlba mitte kuskile. See on väga tihti meil niimoodi. Aga mis te siis teete? Kelle hääl siis on otsustav? See, kes kõige kõrgema koha peal istub? Ei saa niimoodi öelda tegelikult. Ütleme selle peale, et kui meil tekibki selline situatsioon, et pooled on osad on, et väga hea, osad, et ei, osa on, et ma ei tea. Ma olen tihti teinud ka niimoodi, et jätame selle toote praegu rahule, tuleme selle juurde järgmine kord. Me teeme selle uuesti, võib-olla siis on teised emotsioonid, rohkem informatsiooni ja siis otsustame ära. Aga sellises olukorras, kus konsensus on selline, ütled, et toode on. Kas tood turule või ei too? Et ei ole niisugust nagu öeldakse, et super oli, et on nagu Ja, oleme ka tooteid turule toonud. Kas need on olnud edukad või mitte? Julgen öelda, et on. Isegi, jah? Jaa, sest et ega meie maitse ju ei ole kogu Eesti maitse. Seda küll, aga teil on tekkinud nagu maitsetunnetus, mis Eestil, see peegeldub ju nendest müükidest tagasi, te enam-vähem nagu suudate tajuda, et seda ma võin ju eeldada, et kui sa oled juba paar aastat olnud valdkonnas ja sa oled nagu väga pikalt olnud, et sa täna oskad tegelikult öelda, mis on Eesti maitsed erinevates tootekategooriates nagu lihatööstus, on see nii, eks ole? On nii. Et jah, eks see tulebki kogemusega tegelikult ja toon lihtsalt ühe tootearenduse näite, mis meil üks päev just oli, et meil oli üks toode valmis tehtud ja meil varem sellist toodet ei ole olnud
maitset ei ole olnud, aga see on niisugune hästi üldtuntud maitse turul, ma ei hakka seda täpselt rääkima, ja siis oli ka, et ei tea, et ei, siin võiks natuke rohkem seda ja seda, on ju. Ja siis sain aru, et tegelikult see toode ei ole veel valmis. Ma tõin tegelikult turult olevad kõik konkurenditooted, panin kõrvale, tegime pimetesti ja me tegelikult saime aru, et need konkureerivad tooted on suht kõik ühes stiiliga, maitsega. Ja meie suunasime ka selle toote maitse sama stiili peale, mitte samaks, aga sama stiili peale. Et meil ei ole nagu, mõne tootega on see, et sa ei hakka jalgratast leiutama, vaid sa lähed seda suunda, mida tegelikult tarbija ootab. Ehk see meie tootearendus võib olla selline üks võib-olla visioon on ka see, et need on tooteid tarbijale, mitte lihtsalt selleks, et võita turundusauhindu või mis iganes. Aga jällegi, hea koht on ju, ma seda veel puudutan edasi, seda auhindade teemat, aga et minu enda kogemus on jälle olnud see tegelikult, et kui on nagu okei, siis tegelikult need ei ole väga hästi müünud. Et on müünud tavaliselt need asjad, kus on emotsioonid, kas siis pool seltskonda ütleb, et super hea või pool ütleb, et halb, et see nagu kõnetab ja tuleb välja, et sellepärast ma nagu seda küsisin. Aga auhinnad, et ma ei tea, kuivõrd sa oled nagu nõus sellega, et see auhind sellisel kujul nagu ikkagi väljendab seda nagu parimat maitset, et mu enda kogemus on selles, et tegelikult meie peame ju jälgima oma hinda. Ja oma hind on üks raskemaid komponente selles mõttes, et sa pead tegema siis selle asja kokku niimoodi, et see oleks ka müüdav ja toodab kasumit. Ja kui ütleme, et toiduainetööstuse puhul, kui on see parim toiduaine, seal tegelikult ei hinnata seda, mis see hinnaga on. Tihtipeale on väiksed tegijad võitnud, sest nad on hoopis teises hinnakategoorias, nad saavad head komponendid kokku panna. Et see, kui siis suur tootmine tegelikult saab selle aasta parima lihatoote, see on ikka nagu tohutu tunnustus, et sa oled pannud suhteliselt normaalselt sellise nagu komponendi hindadest või komponentidest kokku veel väga hea toote, et ma ei tea, kas sa jagad seda näidet või mitte? Ja ausalt kindlasti jagan seda näidet, aga võib-olla meil on natukene lihtsam, sest meil ettevõte on ju täistootmise ajalaga ettevõte, et ehk meil on omad farmid, kus me saame siis tooraine ja me valdavalt kasutamise oma värsket eestimaist toorainet. Et see võib-olla annab natukene sellise hinnakohaga ka mängida. Aga kui sa räägid nendest parimatest toiduainetest, siis mina väga hindan tegelikult seda Tallinna toidumessil läbiviidavat parima jõulutoote konkurssi. Miks? On see, et esiteks on see pimetest ja see valim, kes seal on, kes seda läbib, see on päris suur, et kui ma ei eksi, on isegi 1000 inimest, kes neid tooteid testib. Et see on see õige vastus, et see on see hea toode, mis Eesti tarbijale meeldib. Et jah, et ütleme, selle parima toiduaine konkursi eesmärk on pigem tunnustada Eesti tootjaid, kes pakuvad sellist innovatsiooni ja uudset lähenemist. Ja, et see võib-olla ei anna sellist tarbija võib-olla sellist maitset, et ta ei anna sellele nagu Eesti tarbija maitset, sellele ei anta auhind, vaid just seda ettevõtet tunnustada, et läbi innovatsioonitegevuse. Selle toote arenduse osa ma tõmban sellega kokku, et ma veel küsin seda emotsioonide osa üle, et ma jagan oma nagu kogemust, et just näidata seda tegelikult, et see ei ole selline nagu lihtsalt protsess, et seal on hästi palju tõesti selliseid nagu otsuse kohti ja seismisi, et mina olen näiteks puht sellepärast lükanud aasta aega lansseeringut edasi, et oled tülli läinud. Konkreetselt müügiosakonnaga tülli läinud, sest sina usud, teine ei usu ja siis ma olen öelnud, et siis ma ei toogi seda turule. Ja kui sa tead, et tegelikult sellel koht on olemas, siis tuled aasta pärast tagasi, kui tundub, et kõik on rahunenud maha. Et see on paraku nii ja minu meelest, kes on nagu sarnases valdkonnas ja mõtlevad, et kas oma idee eest tasub seista, tasub küll. Tasub. Et kui sa ikka usud millegi ja see ei ole ju tulnud nagu kuskilt suvalisest kohast, kus su ideed peale selle, et sul juhid ja sa ise nagu vaatad ringi, kus sa veel nagu vaatad, et mida sa tarbija võiks tahta? Nielseni andmed on ühed võib-olla, mis sa konkurentide vaatad? Jaa, Nielsen annab mõnes mõttes väga head ajaloolist infot, et milliseid tooteid tarbitakse. Aga ütleme selle peale, et kus me ideid saame, me ju näeme tegelikult, mis turul töötab, nagu me ütlesime, et see klassika on see, mis töötab, ega me seda suunda ju päris palju hoiame, et me teeme ju tooteid tarbijatele ja kui tarbija ostab seda klassikat, siis teeme, pakume. Sa küsid ka nende käest mingi momendil, mingisuguses viisis, et mida te ootate või annab see midagi? Tegelikult otseuuringuid me ei olegi teinud, et vahepeal sotsiaalmeedias me küsime, et anna nüüd nõu, et kuidas võiks teha, et mida sina ootad, on ju. Aga see
võib-olla ei anna ka seda õiget vastust, sest et sa tead ise, et kui sa küsid, et milline on sinu tunnetuslik tunne või see, et kui sa lähed leti ette ja sa teed selle valiku, et seal leti ees tekivad muud ratsionaalsed argumendid ka juurde ja siis tehakse valik. Kuidas hinnakomponent tekib, et hind tuleb kuskilt ökonoomika osakonnast või sa vaatad tootmiskulu pluss mingisugune marginaal, mis peaks katma ära selle tuleviku ka tulemi või kuidas te lähenete? Siin ma saan jälle öelda, et nii tore, et ma töötan turundusosakonnas, et selle hinna poole tegelikult esialgse hinna paneb müügidirektor koos finantsosakonnaga ja siis lõpuks jõuab minu info välja ka ja siis ma saan vaadata, see on sellise hinnaga, et kas ma siis kommenteerin või kommenteeri, see on juba ise küsimus, aga jah, ütleme meil turundusosakond, mina siis ei tegele hinna kujundamisega väga, see ei ole minu vastutusalas. No see on ka siis kogemuslikult erinev, eks ole, osadel, et ma jällegi Kalevi ajades, kui ma olin veel noor turundaja, siis ma proovisin hoida võimalikult kaugele hinna otsustest, sellepärast, et see tundus kõik niuke, et ma ei saa sellest midagi aru, on ju. Muidugi ajade jooksul edasi ma olen nagu hinda võtnud oluliselt rohkem enda kätte, sest see on hästi nagu tähtis moment, eks ole, kuhu sa baseerud, on ju, ja selle, et me oleme siin arutanud teistega ka, eks ole, kuidas tootearendust teha, et kas sa annad nagu oma hinna eesmärgi tootearendajale ette ja ta peab need komponendid vastavalt leidma, on ju, ja siis sa jõuad nagu tulemuseni või sa lased sellel tekkida, eks ole, ja siis paned selle peale, et see on niisugune suur diskussiooni küsimus, kuidas nagu läheneda sellele. Ja ütleme selle peale, et eks meie tootearendus on pigem see, et see hind kujuneb siis, kui toode on olemas juba. Et ja kui sa, miks ma hea meelega ütlengi, et ma tänatud, ma ei tegele hinnaga, sest et meil müügidirektor on lihtsalt väga, väga teadlik sellest, et tema tunneb seda turgu kõige paremini ja seda hinnapunkti paika panemas, et tema iga päev tegeleb selle hindadega, et ma kujutan ette, kui mina hakkan seda tegema, siis ma võin ma panen puusse ja teiseks on see, et tegelikult ma ei tea siis mitte midagi. Palju sa ekspordiga pead tegelema? Meie ei tegele üldse ekspordiga. See on siis sul nagu lihtsam, sa pead nagu keskenduma turule, et see läheb nagu see, ütleme siis see valem läheb nagu palju problemaatilisemaks, kui sa pead veel arvestama nagu lisaturge ka ja logistilised kulud kõik ja kõik muud aspektid. Jah, meie fokusseerime teisi turule. No, lähme edasi, et kommunikatsioon on, ma arvan, üks asi, millega sa igal juhul kokku pead. Et turunduskommunikatsioon, mis on see promotsioon, suur, see 4. see, sest kauplused on teil ka teada, kaupluste nagu müüte. Et kuidas sa esiteks lähened sellesse, et sa ei tee maja sees seda, eks ole, või teed? Üleüldiselt ei. Meil on, nagu ma ütlesin, meil on turunduses praktiliselt mina ainult, et siis me ostame hästi palju teenust sisse. No lähme nüüd selle juurde, et meil on erinevad liiki agentuurid, eks ole, on klassikalised reklaamiagentuurid, on disainiagentuurid, meediaagentuurid, üritusturundusagentuurid, suhtekorraldusagentuurid, et kui sa pead mingi ülesande jaoks midagi nagu leidma või kedagi, kas lühemaajaliselt, pikemaajaliselt, mida sa üldse vaatad partneri puhul? Nagu ma täna rääkisin sporditurundusest, et siis seal tuli teemaks see, et pikaajaline koostööpartner on see, kes toob sulle tegelikult lõpuks tulemused koju. Et me ei vaheta, ei roovagentuuri ega meediaagentuuri ega PR-agentuuri tihti. Toon näitel isegi sellega, et Maxima Ooritsa loov agentuur on olnud 15-16 aastat rakett. Ja kui me alustasime seda uues brändistrateegia 2015, tegelikult enne seda me tegime konkurssi, kuulutasime välja konkurssi, et me hakkame brändi uuendama, et kutsusime konkursile, kas oli 6 agentuuri sel ajal ja sellised tippagentuurid ja me kõik käisime läbi koos juhtkonnaga. Ja me tegelikult saime aru, et meil on kõige kergem koostööd teha selle agentuuri, kes tajub tausta, ehk seda meie lihasektori tausta, tunneb konkurente, tunneb turgu ja tegelikult me jätkasime raketiga. Ja täna on tegelikult kogu bränding siiamaani raketis. No siis võiks öelda, et kui siin osad agentuurid on erinevatel aastatel nagu nurisenud selle üle, et need konkursile peab minema, siis võiks öelda, et raketil tasus ära 16 aastat nagu koostööd on minu meelest päris okei selle eest, et sa konkursilt käid. Aga mida sa vaatad siis, isegi kui sa ei vahetad, sa ikkagi nagu vaatad seda nagu agentuuri panustamist sellesse valdkonda, et ta nagu tahab aru saada, et see on jällegi, mis ma olen kuulnud ka teistelt, kes on valiku aluseid nagu põhjendanud, et see niisugune nagu, mitte võiks öelda põlemine, aga ikkagi nagu tahe aru saada sellest valdkonnast, kus sa tegutsed, jah? Jaa, ütleme selle peale, et kui bränding on
suuresti raketis olnud, siis me selliseid taktikalisi kampaania agentuure nii-öelda oleme ikkagi piilunud vahepeal ja katsetanud ja isegi praegu on meil Imagine teeb meile osalised kampaaniad. Siis mida ma jälgin selle puhul ongi see, et nende täpselt see, et nad tunnetaksid ära, mis asi on toidusektor ja mis asi on võib-olla isegi lihasektor. Et kui ikkagi on agentuuris enamus on teenuse ettevõtted, siis on ilmselge see, et tegelikult nad ei taju seda. Et teenuse ja tooteturundus on hoopis midagi muud, eks ise tead ju seda. Kuivõrd sa sellega oled kokku puutunud, et meil on sellist nagu taimetoitluse nagu suunitlust ja on inimesi, kes on täiesti vastased sellele, mis nagu toimub lihatööstuses, et partnerite poole pealt, et on keegi, kes nagu täiesti ei tahagi sellest asjast midagi kuulda. Ma isegi mõtlen nagu kogu agentuuri, aga seal sees ja kas sa oled sellega kokku puutunud või mitte? Ilmselt isegi, kui seal agentuuris keegi sees on see, kes on võib-olla taimetoitlane või on lihatööstuse või lihatootmise vastu, siis seda välja ei tooda. Aga kas trendidest üldse, kas trendid ju ka tulevad ja lähevad, osad ja on hästi suured ja jäävad, et kuidas sa sellesse üldse suhtud, et kas sa nagu üks osa sellest, mis nagu määrab teie nagu tulevikku või et kas näiteks, kui sa nagu hakkasid lugema sellist kommunikatsiooni, et seesama taimetoitlus tõuseb, kuigi see on ju ikkagi ainult paar protsenti, eks ole, ühiskonnast ja see ei kasva väga kõvasti, et kas sa nagu tunned vajadust reageerida sellele kuidagi, et kas sama toodetes või väga paljud on need taseaineid leidnud, eks ole, et nagu lihatoode, aga tegelikult ei ole või siis kommunikatsioonis? Jaa, me reageerime sellele tegelikult, et selles mõttes, et olen täheldanud, et trendid tulevad meile ju mujalt. Pigem Euroopast on ju, et kui on pikalt olnud selles sektoris, siis aastaid tagasi, võib-olla 8-9 aastat tagasi oli see, et oi, et taimetoitlus ju kasvab ja et tohutult ja meie enda grupi ettevõtted rääkisid, kuidas et riiulid ainult laienevad, et meie selle Eestis, oi ei, see ei kasva, on ju. Ja siis ma mäletan nii hästi, kuidas Rootsi turundusjuhtumist oli, et ei kasvab meil ka, et näed, tule vaata, need riiulid on nii pikad ja et kasvad, hakkake mõtlema selle peale. No siis vaikselt ikka mõtlesid, et okei, et hakkab siis kasvama, et kuidagi siis reageerime. Jah, me reageerisime, tõime turule siis nii-öelda taimetoit. Me ei öelnud isegi, et see on vegan toit, et ta ei olegi vegan toit, et taimetoit ja me selle ikkagi positsioneerisime niimoodi, et see on toode, mis sobib liha kõrvale, et sa saad seda mugavalt võtta, lihaprae kõrvale ja seda siis nagu tervikuna süüa. Aga kus me siis jõudnud oleme selle taimetoitlusega? Täna lähed Rootsi kolleegide juurde, ütlevad, et see taimetoit, et letid on jälle tagasi niimoodi toimunud. Et eks see on näha, et see trend tegelikult meile väga suuresti jõudnud. Et täna me ei kuule taimetoitlust väga palju enam, et see mingi hetk oli väga kõva häälsed, aga nende protsent ikkagi oli väga väike, et täna on see võib-olla 2%. Ja, aga seal kõige suurem väljakutse, miks see asi nagu ei püsi, on see, et toiduainel on hea, eks ole, on säileaeg, on ju, ja paraku võib-olla see hea, et meil ei ole hästi pikka säileaega nagu tooteid, on ju, et sedaks, et hoida neid asju, sa pead nagu mingit mahtu tegema ja lihtsalt see mingi moment kellelegi ei tasu ära, nii et kui neil asjadel oleks pikk säileaeg, siis võib-olla oleks see lett ikkagi veel nagu ka pikk, eks ole, ma eeldaks seda võib-olla. Võib seda ka ei tea, aga mida ma ise olen, see on jälle minu kõhutunne, seda ma kuskil uuringute peale ei saa toetuda, on see, et kui sa võib-olla oledki taimetoitlane või sa tahad rohkem taimset toodet tarbida, siis sa oled ka võib-olla see, kes tahab seda ise teha, ise kasvatada. Et ta ei oota seda nii-öelda suurtootjad, et me hakkame nüüd talle mingit taimset toodet pakkuma. Tagasi kommunikatsiooni juurde, et ma küsin ka tüüpiliselt seda, et kas sa oled idee või kanali usku, et kas kui asju panete paika, kas sa lähed enne meediaagentuuri juurde ja ütled, et kuidas kontaktid kätte saame ja mis formaatides või lähed ennem reklaamiagentuuri juurde, ütled, mõtleme ideed ja siis vaatame, kus ka välja laseme? Suuresti ikkagi esimene on loovlahendus. Aga on olnud juhtumeid ka, kus on kanalipõhiselt tulnud lahendada. Tead, see ei ole jälle nagu ainukene, et kui ma olen rääkinud sellest, et umbes nagu pooleks läheb see arvamus, on ju, ja minu jaoks on see nagu võõras, sellepärast, et mina olen lähtunud kogu aeg kanalist, eks ole, ma ostan nagu kontakt, eriti kui see puudutab nagu lõpptarbija seda ja see on minu jaoks nagu hästi üllatav, et paljud nagu lähenevad teistpidi, et mis see seal taga, et miks sa mõtled, et idee on nagu tähtsam? See tuleb juba, ma pigem arvan sellest, et kas sa teed sellist imagoloogilist kampaaniat või sa teed sellist nii-öelda taktikalist kampaaniat. Et kui see taktikaline kampaania on, siis
üldjuhul ikkagi alustad meediaplaanist või selles mõttes kanalist. Aga kui see imagoloogiline on, siis ma veel isegi ei tea, et kuidas see sõnum on, et kas see on selline, et sellel sõnumil on nii-öelda, et ma pean seda välja ütlema. No näiteks, et kui meil oli nüüd, et me oleme aastaid olnud meeldivam lihabränd, siis ikkagi lood selle visuaali, selle story siin nagu ümber, et see on imagoloogiline, siis näiteks tuli välja see, et tavaliselt imagoloogiliselt kasutada ikkagi, tahad kasutada sellist liikuvat pilti, kus on nii heli ka, eks ole, aga siis tuligi see, et aga see sõnum kannab väga hästi raadios ka. Et minu selles mõttes suund on ikkagi see, et ma üldjuhul alustan loovagentuurist. Ühesõnaga, sa tegelikult räägid nüüd brändist ja brändiloost. Ma küsin siia sellist asja, et kui te alustasite, eks ole, et nagu sa ütlesid, ei olnud te esimene tegija. Täna ma ikkagi ütleks, et te olete esimene tegija, jah? Kui turu osa võtta ja valmis lihatoodete, alles me oleme esimene. Et turupositsioonid, kui sa oled tagalt tulija versus kui sa oled ees, peaks olema nagu kommunikatsiooni mustes ka nagu erinev. Kas sa tunnetad midagi brändi nagu arengus ka seal, et need sõnumid on nüüd natuke teistsugused kui sa siis, kui sa alustasid? Jaa, ütleme selle peale, et kui me seda uut brändistrateegiat lõime, tegelikult me võtsime kõige suurema konkurendile kõrvale, et me ei oleks ühesugused. Et me ei räägiks seda samad keelt, mida räägib Rakvere. Et me sellega me soovisime väga suuresti eristuda ja sealt tuligi üks näide lihtsalt sellega, et kui Rakvere on selline, oli võib-olla pigem selline vana, hea, tuntud traditsiooniline, siis meie püüdsime olla selline uus, huvitav, innovatiivne, et sealt juba tekkis see erinevus. Kui selles Rakverega on ju huvitav, et minu teada nendel on ka siiamaani kontuur ju agentuuriks, on ju, see kõik see mingi 40+ aastat, on ju. Et jällegi võiks olla, et kurb saatus nagu teistele agentuuridele, et kui nad tahavad saavutada nagu toiduainetega, tööstusega mingit kontakti, et väga palju on ees selliseid pikki, meil rääkis Saku õlletehas või Ale Kokk täpselt samad näited, on ju. Et pigem see nagu teadmine ongi selle agentuuri sees, et väga ei olegi võimalik kõigutada. Võib-olla brändis, võib-olla sa ütlesid, et taktikalisel tasandil on võib-olla see vahetus isegi nagu võimalik, eks ole, jah? Et taktikalisi kampaaniaid, et seal võib-olla proovitakse rohkem seda osa, on ju. No kuidas sa hindad ühte head brändi kampaaniat, on ju, et punkt 1, kas sa eeldad, et sulle tullakse valikuga või? Mõned tahavad ühte, et tule selle ühe asjaga, räägi mulle sellest ühest asjast, millest sa usud, mõni ütleb kindlalt vähemalt 3, las ta ütleb, mida ta tahab, aga ma tahan valida. Sa mõtled, et kui ma lähen loovagentuuri, et jah, et nüüd on kampaania, et mida sa nagu ootad, kuidas ta tuleb sulle presenteerima seda tagasi? Kuna me oleme nii pikalt koos töötanud, eks nad tajuvad ära juba meie seda mõttemustrit, et siis üldjuhul ikkagi on see nii-öelda üks lähenemine, et ei panda 3 erinevat kõrvuti, mis on totaalselt kõik erinevad. Et juba sellepärast, et eks nad ju teavad, mis on meie nii-öelda brändi maailm, kus on meie brändi piirid, et me ei saa sealt üle astuda. Et hea näide see, et kui me ikkagi oleme ennast positsioneerinud sellise usaldusväärse ja maskuliinse ja sellise isetegijana, siis see kampaania peab seda sama asja edasi andma, et me ei saa teha ju nalja, et mingi hoopis teise naljaga, kõrval teha mingi kõva nalja, et kui me ei ole kunagi teinud ja see ei käi meie brändi maailmaga kokku. Et sellepärast ka võib-olla see loovagentuur tunneb väga hästi meid, tunneb väga hästi seda brändi maailma ja nad pakuvad üldjuhul ikkagi sellise ühe lähenemise välja just imagoloogilise kampaania puhul. Kas see brändi maailm on teil kirja pandud või on see pigem selline elav dokument, mis teil nagu on teadmises lihtsalt oma vahel? Meil on CVI tõesti olemas. No jaa, CVI võiks, kas ta on seal seesama brändi toon ja kõik on ära kirjeldatud, et teil on ikkagi nagu korralik dokument tehtud? Meil on korralik dokument, jah. Kuigi te olete nagu kaua töötanud meeskonna, et kas see on üldse vajalik? Selles mõttes tavaliselt seda tehakse selleks, et kuna inimesi vahetub igal pool, et siis me nagu teame, millele me nagu tagasi vaatame. Ega me sel hetkel teadnud, kaua me oleme seal. Aga see sama dokument, mis omal ajal töötati välja, et see nagu elab siiamaani või? Ütleme selle peale, et brändi tuum jääb ikka ju samaks. Et me oleme seal muutunud võib-olla sellist brändi selliseid võib-olla väärtusi, et on sisse tulnud innovatsioon, mis on ajaga lihtsalt kaasa tulnud võib-olla vastutustundlik tootmine. Et see on, siin on tõesti lisandunud, aga selline brändi elemendid on samamoodi jäänud samaks, et see punane värv, ka muusika. Me oleme ühte sama muusikat kasutanud 10 aastat. Täna oli just ettekanne, kus räägiti muusikast ja seal tuli ka väga hästi välja, et kasutage seda kaua, et see jääb meelde, see on üks element, millega siin brändi ära tuntakse ja me oleme tegelikult seda ka 13 aastat kasutanud.
nagu Põltsamaa uhke ja hea, eks. Seal toodigi välja see, et see on siuke hea. Ta on, aga jällegi ma ütleks, et sellel on kahetine asi veel, et see on teistpidi ka positiivne, sest ta on odavam. Et sa oled mingi moment selle välja töötanud ja sa ei pea iga kord nagu mõtlema uuesti. Palju sa oled omatud kanalite pooldaja? No omatud kanal on, eks ole, see koduleht, mis klassikalises mõttes võib-olla ei olegi nii tähtis sinu puhul kui näiteks sotsiaalmeedia. Et kas te teete midagi sotsiaalmeedias? Jaa, sotsiaalmeedia on meil täiesti igapäevane teema. Et seal me, muidugi teeme. Kas te teete sees, ostate väljas seda? Me ostame väljas seda. Nüüd, võt see on nüüd nagu huvitav koht, kas sa seal nagu lähened kampaanialikult või on seal selline, et nagu pidevalt mingi maht ja kas see maht on paika pandud, et iga nädal mingi arv ja postitusi? Jaa, meil teeb seda Imagine ja seal on olemas veel kohe eraldi spetsialist, kes igapäevast meiega tegeleb ja meie oleme pannud mahu paika ja ka me oleme kaardistanud tegelikult ära, kuidas me tahame seda sotsiaalmeediat näha. Et see on väga detailselt meil kirja pandud. Kas te olete pigem nagu laia lehvikuga kõikides kanalites ja kõikide brändidega oma nendega või on pigem kontsentreeritud mõnele brändile mõni kanal? Ei, me ainult Maxi Mooritsiga brändi vaates ja kasutame praegu puhtalt Facebooki ja Instagrami, et TikToki meil veel oma platvormi ei ole, et me ei ole nii võimekad, et sinna sisu toota. Kas sisu on pigem hariduslik sisu, inspireeriv sisu või on niisugune nagu naljakas meelelahutuslik sisu? Pigem on meil informatiivne sisu, et me väljastame seal sellist infot, et põhiliselt, et meil uued tooted tulevad, me saame seal selle info edasi anda ja ka on samamoodi harivat ja ka meelelahutuslikku. See on jällegi nüüd koht, kus ma olen küsinud erinevate ettevõtete turundusjuhtide käest, et kuidas nad selle ära haldavad, et kui vaata, kampaaniad on selge, me teame, millal need tulevad, et see niisugune nagu approval protsess või nagu kinnitamise protsess on ka selge, see sõnum on sobiv ja seal ei teki mingisugust kahemõttelisust ja nii edasi. Et kuna sotsiaalmeedias toodetakse hästi palju sisu, eks ole, et kuidas seal see kinnitusprotsess käib, et sul ei teki mingeid vääratusi, et sa lased välja mingi asja, mis ei ole tegelikult üldse mingisuguses suures pildis midagi väärt, aga tekitab mingi potentsiaalse probleemi. Jaa, meil õnneks on väga selline hea koostöö agentuuriga, et kõik need postitused käivad minu laualt läbi ja mina kinnitan need ja siis lähevad alles laivi. Ja me ei tegelikult me selles mõttes igapäevased, need ei tegele see sotsiaalmeediaga, nagu enam ütles, et igapäevane suhtlus, et me ikkagi teeme nädalas korra sellise briefingu ja selle põhjal siis tehakse järgmised nende postitused. Mulle Tallinna lennujaama turunduskommunikatsioonijuht andis niisuguse hea vihje, et nendel on niisuguse 4 silma loogika, et alati peab 2 inimest üle vaatama ettevõtte sees. Et vaata, muidu on ka see, et äkki sul jääb midagi nägemata või tüüpiliselt vaata, et kus tekivad vead on välimeedias on tekkinud, et sa oled vaatanud mingi 2-sõnaline asi ja ühes sõnas on viga sees. No kuidas on võimalik? 100 inimest vaatab peale ja tavaliselt on see, et kindlasti keegi on juba mõelnud selle peale, ma üldse nagu ei süvene sellesse, et kus sul sotsiaalmeedias ei ole sellist asja, et sa võib-olla vaatad peale ja mõtled muudele asjadele ja tegelikult ei mingi sisuelement täitsa sulle nagu 2 silma vahele, mis on jälle siuke. Eks ikka seda on juhtunud, mul head näidet ei ole, aga võib-olla see lihtsustab asja, et ma tegelikult annan väga selge sisendi, et mida me tahame seal öelda, mis on see suund, mis on see sõnum, et nad pigem on mudivad need minu saadetud sõnumid ja paika vastavalt sellele, kui sotsiaalmeedias peab olema, sest ma seda maailma ei tunne. Kuidas sul suunamudijatega on? Kas sa neid oled kasutanud, on need head kogemused? Jaa, me kasutame, aga tegelikult ma näen seda, et me teeme seda vähe, me peaksime seda rohkem tegema, sest et see on kanal, mis toob kasu. Et see selline suhu reklaam on ju väga tõhus, et on lihtsalt hea näite, et ma siin Soome kolleegidega üks päev just suhtlesin, et nad olidki hädas, et meil tuli uus pannkook, aga enam ei jõua võidelda turul sellest, et reklaamihinnad on nii kõrged ja tegid täiesti, mis seal ikka, et lähme siis ainult nende influencerite teed ja see läks niimoodi elama, et nad ei jõua neid tooteid isegi ära toota, sest nad leidsid selle õige sihtgrupi, et nad oskasid väga hästi sihtida. Aga täna ma tunnen, et kui ma peaks seda ise tegema, ma ei leia neid ülesse, sest mina elan oma kindlas mullis ja ma ei näe neid, kes tegelikult mujal on, eks ole. Et sellepärast ma kasutangi nende influentside puhul ka
agentuuri, sest et nemad oskavad paremini, eks ole. Nendel on kogemused, nad teavad. Kuidas sa hindad seda, on see meil heas seisus, on neid influencerid ja suunamudijaid piisavalt, kellega üldse teha? Ma arvan, et on rohkem kui piisav, et see nüüd ongi see oskus, et need õiged, need väärtuslikud välja otsida, et me isegi oleme sinna suunda läinud, et me ei võta neid kõige suuremaid, et pigem liigume selliste pisematega, kes võib-olla on hästi fokusseeritud kas meie sihtgrupile või siis sellel väärtus, mida me tahame edasi anda, et me valime pigem need, et me ei vali võib-olla seda kõige suurema aga see muuseas tundub on praegu üldse rahvusvaheline trend, et mikroinfluencerid on paremas seisus, sest nad on paremas suhtes oma potentsiaalse jälgijaskonnaga, eks ole, seda ütleme, meil küll neid makrosid ei olegi, et võib-olla see mallukas sinna natuke läheb, aga et neid kasutatakse põhiliselt selle reach'i jaoks, et saadakse selline tuntust kätte, aga selline autentsuse töö käib seal sellise väiksema tasemega, nii et sa oled juba nagu põhitrendis sees, eks ole. Jah, nii palju tean. Kas sa mingit suhtarve enda jaoks hoiad, et sa näiteks kas brändi ja promotsiooni see suhtarvu sa oled endale paiku pannud, et ma nii palju alati panen brändi protsentuaalselt ja nii palju nagu... Jah, ütleme selles mõttes, et see meil on mingil määral paigas, et ta meil jääb siuke 60-40, 70-30, oleneb aastast. Siuke klassikaline, aga 70-30 brändi kasuks või promotsiooni kasuks siis pigem? Pigem promotsiooni kasuks. Pigem promotsiooni kasuks, jah, nii ta on. No jällegi, ütleme suhtes tüüpiline, eks ole, lõpptarbija toiduainete tööstusbrändile, et sa pead nagu tegema sellist hinnapromotsiooni ja üldse promotsiooni, eks ole, et seda ära liigutada. Et eriti nüüd, kus see hinnatundlikkus on meil kasvanud, siis pead seda lihtsalt pakkuma. Aga muud mõõdikud, et mis sinu jaoks need põhimõõdikud? Jätame käibe, eks ole, mis on selgelt, on ju, mahu, on ju, kasumi kõrval, et kas sul on mingid mõõdikud veel, mida sa nagu pingsalt jälgid ja tahad teada, mis toimub? Jah, et ütleme just selle brändi vaates ju teada-tuntud kõigile, et ilma selleta ei saa, on brändiuuring. Et seda me iga aasta tellime, iga kevad. Ja seal see on meil nii-öelda KPI-na sees ka ettevõttes ja seda ma jälgin päris pingsalt, et isegi... Aga mis sa sealt jälgid? Kas sa jälgid neid assotsiatsioone, sa jälgid tuntust, mida sa jälgid sealt eelkõige? Eelkõige tegelikult jälgin tuntust, üldse seda funnelit, et kuidas see tuntus läheb üle siis ostjaskonna laiuseks, kuidas see ostjaskonna laius läheb üle eelistajaskonnaks ja võtame ka muidugi assotsiatsioonide uuringut. Aga sa mõtled just seda, et kui sa ütled need erinevad, eks ole, et kas on kokku puutunud, ei ole, kui on kokku puutunud, kas ostaks uuesti ja nii edasi, et sa seda nagu vaatad? Jah, pigem jah, see, et pigem mida ma vaatan, ongi see, et me oleme tänaseks väga suure laia tuntusega bränd. Et see tuntus läheks võimalikult, see konventsioon oleks võimalikult suur, läheks ostjaskonnaks üle. Ja täna ma tegelikult kohe huviga jälgin ja prooviks nagu seda suunda liikuda, et see ostjaskond, mis on täna meil ka juba päris suureks kasvanud, läheks üle eelistajaskonnaks. Ja tore ongi näha seda ajalist vaadet, et kui me just 2015 selle muudatuse tegime, me alustasime, meil oli eelistaja, see, kes esimene eelistab brändi, oli 8%. Täna me oleme alla 20 juba kasvanud. Et see kasv on ikka päris jõuline olnud. No seal on muidugi huvitav, seal on nagu mitu komponenti, see toode ise peab vedama, eks ole, see toote hinnastus, see toote kättesaadavus, et kõik see osa on ja siis on see brändilugu sinna juurde, eks see eelistus, miks läbi selle tuleb, et see on nagu kombinatsioon kogu sellest turundusest, et see on ju jällegi nagu raske, ma ütleks, on ju. Mina olen nagu brändis põhiliselt alati vaadanud top of mind ja sest see on nagu eriti toiduainete puhul on see nii tähtis, et kui sa sinna kauplusse jõuad, sul on nagu see murdasa sekundit, on ju, ja siis mis sul esimesena pähe tuleb, on ju, see peab ja selleks sa pead hästi palju kogu aeg olema kuidagi eetris, eks ole, et jällegi jube kallis strateegia, kui sa nagu võrdled, ütleme, väikseid tegijaid, on ju. Jah, top of mind on ka tähtis muidugi, aga ma olen endale kuidagi selgeks teinud, et kogu spontaanne tuntus on võib-olla see, mida ma rohkem jälgin. Et see top of mindi mõnes mõttes võib mõjutada see, et sel hetkel just oli kampaania näiteks, jah, et see top of mind on natuke alla, aga see spontaanne tuntus on ikka sul kõrge. Et ma pigem jälgin seda kogu spontaanset tuntust. Et see top of mind muidugi on ka tähtis, aga ma olen endale niimoodi selgeks teinud.
me hakkame lõpetama, natuke küsin tehisintellekti kohta. Kas see on juba sinu laua peal? Kasutad sa seda ise? Kas sa eeldad, et su partnerid juba kasutavad seda? Ma eeldan, et loovagentud seda ei kasuta, aga... Et ei kasuta või? Ma loodan, et nad ikkagi võtavad meid ikka sellise, nagu me oleme. Aga muidugi, selles mõttes, eks me kõik kasutame AI-d, et oma igapäevaseid võib-olla asju seal kiiremini ära teha. Aga mis sa sellest nagu mõtled, et kas sa mõtled, et see saab olema selline nagu selgelt turundust muutev asi või on see pigem nagu tööriist või? Mina pigem arvan, et ta lähiaastatel ikkagi jääb selliseks tööriistaks, mis aitab meil võib-olla asju kiiremini, kergemini ära teha. Aga ta veel ei asenda loovagentuuri. Aga miks sa nagu ei näeks seda, et loovagentuur võiks mõne idee sealt pealt teha ja reaalselt ka nagu ära teha? No Coca-Cola oli siin hea näide, eks ole, seal on erinevad arvamusi, mina isiklikult pean seda ikkagi heaks nagu näiteks, aga et miks sa näiteks ei tahaks, et järgmine, ma ei tea, brändikripp tuleks juba tehisintellekti poolt, mis võib agentuuri poolt olla nagu ka üks osa sellest loodust, aga... Eks võib-olla praegu selle pärast ka, et ega see tehisintellekt vajab veel natuke arenemist, et sealt veel ei tule seda väärtuslikku klippi. Ja tulevikus, kui see võib-olla see on nii palju arenenud, et siis see annab meile tõesti kulueelise ka, et me saame sealt võib-olla mõistlikuma hinnaga selle klipi, aga täna veel mitte. Võib-olla. Ma ei tea, kas meile tuli mõni küsimus ka, vist ei tulnud. Et kui praegu ei ole siin meil küsimusi, meil pole väga kuulajatki, pole hullu, sellepärast, et meil ju see läheb eetrisse. Et igal juhul ma tänan, et sa leidsid aega meiega oma mõtteid jagada, minul oli küll huvitav kogemusi jagada omavahel sinuga, et loodetavasti oli vaatajatel, kuulajatel samuti. Aitäh! Aitäh teile!